No nii, what's good? Siin The Aesthetic Project ja oleme seekord Casting Couchi välja viinud istutoas täna. Tulnud ilusasse Lasnamäe avatud loodusesse. Ilma küll veits pilline, aga... teevad trenni, jalutavad koertega, kõik on tore. Ja siis oleme meie, kes hakkame praegu teie Q&A küsimustele vastama. Nii et neid oli ootamatult palju. Ja nii et kõigepealt aitäh teile. Me alguses arvasime, Nad tahtsid näit nokokasti võita, tead jumala savimeest. Et me nagu jah, alguses arvasime, tuleb kuskil 10 küsimust heal juhul. Aga absoluutselt üle ootuste, ma arvan, vist 40 kokku, kui mitte rohkem. Rohkem oli ikka. Igatahes siin on pikem jutt, et paneme intro käima ja hakkame küsimusele vastama, et võtame fitnessi küsimused ette Instagrami ja siis Facebooki, nii et näeme. Alustame küsimustega, siis Treve küsib, et 1 km kükis tõmbes surumises. Ma ei tea, mis see km on, kas see on kilomeeter või mingi teema. Mu range of motion kahjuks nii pikk ei ole. Aga ma eeldan, et see on one rep max ja kahjuks ma ei ole ühtegi korda elus proovinud, mitte üheski harjutuses one rep maxi. Ma ei tea, miks, võib-olla mind huvita. Ma võin oma parima seeria öelda, mis oli kükk on 160x4, surumine on 110x5 ja jõutõmme on siis 180 korda mingi 8, mis ma tegin 2 aastat tagasi vist. Mul on üpris sama, ma tean ainult oma tõmbe one rep maxi. Hetkel see on 210, aga surumises parim seeria on vist ka 5 korda 110 ja siis hantlitega, kusjuures 5 korda, see okei, siis läks. Meil hakkab kiitma. Igatahes ja siis kükis vist on hetkel ikka veel see 5 korda 140, et jah. Nii, aga teie seos võitluskunstidega minevikus, olevikus, tulevikus. Paarikaklused, kõik jutud. Tegelikult piirdub teleka vaatamisega, et rohkem ei ole olnud. No ma siin vahepeal sõjaväesse natuke boksida ja tulevikus plaanin ka natukene tegeleda sellega. Paarikaklusega. Aga nii, järgmine küsimus. Kas Matt Augus on näti? Ma arvan, et on näti. Ma arvan, et võib olla. Okei. Me oleme jalgpalliplatsi ääres ja mingi poiss lööb palli siia ja siis peab tagasi lööma. Tere mu jalased lähevad. Mikko igastahes arvab, Matt Augus ei ole näti. Ma arvan, et töömees sa panid oma uue kossiga ka. Mikko ei arva, et Matt Augus on näti. Ma arvan, et on näti. Nii, järgmine küsimus. Teie top 3 fitness channelit praegu ja minevikus. Praegu ma ütleks Rob Lipset, Kuusmann ja veel mulle meeldib Jeff Nippard. Mina panen niimoodi, et number 3 Jeff Nippard, number 2 Joe Delaney. Kurat. Sa vist tunnusid. Ja number 1 on POG. Okei, las ta olla. Võib-olla muudaks ka ära. Nii, suu küsimus. Nii, Conor McGregor. Ei, üksi vahele. Wingame Trip, see ei see. Wingame Trip? Ma ei tee narkootiku, ole nüüd. Järgmine küsimus. Hispaanias oli tore käia ja Pariisis ka. Väga vinge. Parim trip Brüsselis pommide ajal. Vend sattus valel ajal Brüsselisse. Nii. Ja, et pommi peal ei saanud. Okei, Conor McGregor, mõtteid temast. Ma ei ole küll väga jälginud, aga nii palju kui ma ta videos olen vaadanud, siis väga... Mulle meeldib ta see mindset mõtlemine. Ta on väga töökas, austan seda, aga nagu Floyd Mayweather samuti, mulle need üks hetk nad saavad kaotuse kunagi. Floyd ei saanud, aga igastahes lihtsalt Ronda Rousey ka, kes on hästi suure suuga ja siis kohe, kui nad kaotavad, siis see näitab, et nad ei peaks nii palju rääkima võib-olla, et mulle natukene, kuna ma ise olen suht tagasihoidlik inimene, siis mulle ei meeldi ka need inimesed, kes nagu Conor McGregor niimoodi näitlevad, et mul on teisi lemmikuid. Nii, klassikalist tõstmist ka teete? Ei tee. Nii, okei. Nii, Liisa A. Sidekriips L küsib, mis toidulisandid tarbite? Mis on teid siiani kõige rohkem jõusaalitreeninguid toetanud, lemmiklisandid? Hetkel ma tarbin palju, muidu ma nii palju ei tarbi, aga kreatiini, olku, petsad ja mis veel? Pre-workouti ka, et neid ei ole tegelikult vaja.
kui ma soovitaksid midagi, siis kreatiini, muud te saate, muud ei ole nii vajalikud. Mina olen ainult mingeid pre-workout'e, hetkel ma ei tarbi ühtegi lisandit, ainult valgupulbrit natukene. Ja nutellat. Jah, ja pirukaid ja värke. Kuidas on lood ise toidu valmistamisega, äkki tuleb hea retsept video kohta? Tuleb kindlasti. Nii. Ma ise ei valmista toitu. Jah, nii. Sinu küsimus, järgmine küsimus. Üldse võiksid enda toitumist kirjeldada? Ei, ära seda võta. Ma ütlen täiesti praegu kuni 4. detsembrini täiesti pohhui. Üldse ei jälgi. Nii, kasutaja Risto küsib, Mikko, võistlusplaanid? Võimalik. Mitte see aasta kindlasti, kui siis järgmine aasta. No milles võistled üldse? SEB maratonil või? Mai jooksul plaanisin. Ei, tegelikult kunagi võib-olla võiks iseenesest jõutõstmist proovida ja siis võiks ka sinna lava peale minna oma sääri demonstreerida. Nii, ja see ise? Mina plaanin veel oma viimasel juuniori aastal võistelda 2017, ilmselt näeb mind kulturismi laval. Jah, äkki mind ka kuskil laval. Mitte privee laval. Nii, rühmatreeningud kaarega mööda või hea vaheldus. Ma ütlen nii palju, et ma ei ole mitte kunagi rühmatreeningus käinud. Ma olen bodypumpis käinud kunagi. Ei, uuesti ei lähe. Nii, küsi. Jalgpall on nüüdseks out või hobi korras veel mängita? Kokkupuuteid teiste spordialadega hetkel. Mul on suht out. Pole 3 aastat eriti mänginud jalgpalli, isegi rohkem kui 3. Ma arvan, kunagi ikka mängin uuesti, aga mitte veel. Ma arvan, et mul on täpselt sama, et ma ka viimane pallipuude oli siin 2 aastat tagasi. Et jah, hobi korras võib-olla kindlasti tulevikus. Kokkupuude teiste spordialadega, kõnnin relv käes päevadest päeva. Ma mängisin RuneScape'i kunagi. Mikk, kõige tuusam värav, mille ise oled löönud, jätame trennid välja. Muide, oma viimase 3 aasta jooksul, kui ma mängisin, siis ma pigem eriti ei lööndki väga palju väravaid. Ma pigem olin seal kuskil, jagasin söötu ja värki, aga ma olen kunagi noorena siukseid kõvasid väravaid pannud kuskil poolelt väljalt ja siuksed, mis on meelde jäänud, aga ma väga mingeid käärlööke ma pole teinud, aga on mingeid hetki olnud, et ma mõtlesin enne selle küsimuse peale, ma lihtsalt ei mäleta, ma ei oska vastata. Nii, parim treenimuusika. Mulle meeldib üldiselt hip-hopi treenist kuulata ja pigem sellist, mitte sellist The Weekndi, aga pigem ütleme Meek Milli ja sellist asja, et muidu igapäevaselt ei kuula niimoodi sellist rough'i, vaata, aga see selline rap või hip-hop nagu läheb trennis väga hästi peale mulle. Mul on just täiesti seinast seina, et mulle isegi meeldib vahest trennis veits rahulikum muusika, et mingi Years and Years on näiteks, mulle meeldib igal pool kuulata, Hosieri, ma ei tea, siuksed isegi täiesti seinast seina kõike kuulan ausalt öeldes. Nii, ja midagi tõsisemat kah? Oi, nüüd tuleb tõsine küsimus, kas te olete valmis? Blondid või brünetid? Ei ole oluline. Täiesti. Savi. Ütleme... Juuksevärv ei ole midagi määravat ja nagu see tihti muutub. Nii, sina küsi nüüd. Mis sa, Siim M.E. Tšau, Siim. Ma arvan, ta on Siim Mets äkki. Ma eeldan, ma ei tea. Kui sa mu sugulane oled, siis... Mis sa arvad sellisest väitest nagu cardio kills gains? See väide tuleb maha matta, see väide on vale. Gains killib kalori defitsiit, millest te olete ebamõistlikult, mitte optimaalselt pikal perioodil ning see võtab teie gainsid ära, aga cardio ei tee mitte midagi teie gainsida. Nii. Kasutaja Marko 233. Oleks 323, see oleks nagu Mazda. Aga jah, see selleks. Tere mehed, väärt projekt käimas teile, kiidan. Aitäh! Milline on video valmistamise köögipool, milline kaamera, mis tarkvara töötlemiseks kasutatud? Sul on Canon? Mul on Canon G7X ja siis editimiseks kasutan
Adobe Premiere Prod. Adobe. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Adobe Premiere. ma alles õpin, nii et... Ma olen vanakooli vend, ma olen Vegasega editin ja minu kaamera on Nikon J5. Enne, kui täiesti alustasime selle channeliga, siis mul oli Canon 60D, millega me pilte tegime ja kõike nagu korraga, aga see lihtsalt, teil peab hübriidkaamera olema selle asja jaoks. Mingi siuke väike kompaktne, mis laseb HD videot väga hästi ja siis see on YouTube'i jaoks ideaalne, et selline suure kaameraga läheb raskeks. Side note'iks ütlen, et kui ma RuneScape'i mängisin, siis ma tegin ka videosi ja siis ma kasutasin Camtasia stuudiot, nii et shout out Camtasia. Nii, kas on veel küsimusi? Fitnessi küsimused on otsas. Ma arvan, et me teeme veits liigutame ennast, siin on väga külm ja võtame uue spoti ja siis... Jah, just nii. Nii et järgmised siis Facebooki küsimused. Jep, Facebook. Yes. Nii, hetkel on olukord selline, et koht, kus me filmisime, nad panid meie ukse kinni, väravad endab kinni ja siis salmikub välja pääs on siin prügestini pealt. Nii, et kohe tuleb demo, kuidas siis kooli hoovist põgerda, kui te olete lukus. Jah. Saad sealt ikka? Nii, Prison Break on läbi ja oleme tagasi, tõime selle casting couch'i tuppa tagasi, sest vahepeal hakkas rahe sadama. Aga ilma pikema jututa, Jörgen Pukk küsib. Marko Mäe küsib ka teilt, a miks? Sest. Nii, Jörgen Pukk küsib, millal Miisu trenni viidi tuleb? Üks hetk. Ta on hetkel siin, nagu te näete, siis ta palkib, et ta praegu on 3 päeva spliti peal, push-pull legs, et vaatame, kui majad klappima saame, siis me teeme temaga ka trenni viidi, on ju? Ta on siuke nägu, et ta skipib säärt nagu normaalselt. Ma arvan, et kardiot ka. Nii. Sander Kaasik küsib, kas ma võin kõik korraga ära juua? Nagu kui sa dieedil oled ja valmistud võistlusteks nagu praegu, siis kui seal kalorid sees ei ole, siis muidugi võid kõik ära juua. Point on selles, et sul ei ole veel midagi, mida ära juua, sest et me pole kasti veel välja loosinud. Selles suhtes? Täpselt. Õige. Seega me ei tea veel, äkki kui sa saad, siis äkki, aga... Äkki, millal ma põkiks saan? Enrico Neiman. Vaatame seda venda. Siis ma oskan öelda, millal ta põkiks saab. Kuule, see vend on juba põkk. Enrico, sa juba oled päris põkk. Nii et... Natuke veel. Natuke veel. Vaata meie videos ja siis natuke veel. Nii, Ülari Liin küsib, kui teie käsutuses oleks masin, millega saaksite inimkäitumist muuta, mõjutada, kuidas ja mis eesmärkidel ja kelle peal seda kasutaksite? Ma arvan, et see on väga ohtlik masin. Kui see oleks minu käes, siis ma ei kasutaks seda. Sest et sellega sa võid ju kõik inimesed heaks ja siiraks teha, aga ma arvan, et selle masinaga, kui selline masin oleks olemas, siis kõik sellised manipuleerivad masinad, neist tuleb nagu rohkem, sellest teoreetiliselt tuleks rohkem halba kui head. See on nagu, kui sa lähed ajast tagasi ja muudad ühe asja, siis sealt tuleb nagu rohkem halba kui head ja kõik, butterfly effect või mis see film oli. Nii, Anders Kaljas, loed sa ette? Küsimus oleks keha tunnetamise kohta. Lähed trenni, enesetunne on nõrk, mitu trennipäeva selja taga, vaimset stressiga omajagu. Kas on mõtet suruda või pigem minna koju ja puhata? Kuidas peaks toitumine sellega muutuma? Ma nimelt natuke aega tagasi me panime artikli, mille ma siis inglise keeles kirjutasin just ületreeningust, et ma arvan, et võib-olla loe seda kõigepealt. Ja ma arvan, kui sa oled tervisesportlane, sul on sitt olla, siis kui sa maailmameistriks ei taha saada kuskil, siis pigem võta rahulikult. Aga vahest on ka selline väike eneseületus on väga okei, vaata, et siis sa just lähedki nii-öelda sellest müürist üle, hüppad üle sellest müürist, mis sul kogu aeg ette tuleb sellega, et ja toitumine peaks ka
nii nagu sa võtad rahulikult, siis sa võtad ka toitumisega rahulikult. Ühesõnaga, hea toit ju leevendab stressi. Jah, ma arvan, et ühesõnaga kõige parem vastus on see, et loe neid artikleid, et tegelikult Mikk kirjutas seal üsna täpselt sellele, mis sa praegu küsisid. Et ma arvan, et natukene scrolli meie timeline'il alla ja leiad üles need. Jah, nii. Nii, Liilia Alamets. Tšau, Liilia. Kummas on rohkem valku, kas kapsaussis või õunaussis? Mina ütleks, et pirniussis. Nüüd tuleb võtta MyFitnessPal lahti, vaadata, kus on rohkem valku, kas kapsas või õunas ja siis me saame ka teada, kui buss on kapim. Ma miskipärast kahtlen, et kuna kapsas on rohkem kiudaineid, siis ma eeldan, et on rohkem kiudaineid, siis seal on ka rohkem valku ja siis kapsuiss on kapim. Nii, nüüd tuleb pikk küsimus. Loed selle ette. Kris Kala küsib, et mis on elu mõte? Kui teil oleks võimalik saada teada, mis on teie elu mõte, kes te hingelt olete, mida te siia olete tegema tulnud, siis kas te järgneks oma saatusele või jätkaksite sama elustiiliga? Kõigepealt füüsikatunnist on mul meelde jäänud, et inimestel on maa peal ainult üks eesmärk, ainult üks põhjus ja meie ainuke ülesanne on siin olla vaatlejad. Siin meie maakeral, universumis, me peame vaatlema seda. Nii-öelda ongi ainult inimkonnal ongi ainult üks põhimõte, me oleme vaatlejad. Ja see rohkem hingeline teema, ma arvan, et kui ma saaksin teada, mis on mu elu mõte, siis ma kindlasti järgiks seda. Ma arvan, et ma vastaks sellele nii, et mehe elu mõte on võib-olla leida oma see purpose või nagu see asi, miks ta siin maailmas on ja tegeleda sellega ja passionile järgineda ja teha. Jah, täpselt ja selles ma arvan, et kuidas see küsimus läks, et mida te siia tegema olete tulnud ja siis kas te järgneks oma saatusele või jätkaksite sama elustiiliga. Ma arvan, et elu nagu tegelikult see üks võlusi ongi see, et sa ei tea kunagi, mis saab ja see kõik on nagu müstika ja selline teadmatus. See ongi tegelikult selline... Aga no selles suhtes, et kui ma oleksin keegi, kes istub kontoris 10 tundi iga päev ning ma saan teada, mis on minu elu mõte, siis kindlasti ma lahkuks sealt kontorist koheselt ja läheks tegelema sellega, mis ongi mu elu mõte, kui ma selle teada saan. Ma arvan, et võib-olla ongi elu mõte on selle elu mõte otsimine, selle purpose'i otsimine, leidmine, jahtimine. Ja jah, ühesõnaga võtame järgmise küsimuse. Silver Ansoo küsib, kas jõusaalis käimine Tead seda? Ta on üks jalkapoiss, jah. Kas jõusaalis käimine igav ja üksluine pole, jalgpalliisu ei tule vahepeal tagasi, Mikk? Meie puhul ma arvan, et see jõusaalis käimine ei ole absoluutselt üksluine, et meil on siin Tallinnas on võimalus käia iga kord täpselt erinevas saalis ja erinevaid harjutusi kasutada kõik erinevalt, kogu aeg varieerida asju, et kuna see on meie passion, siis pigem ta minul ei viska ülena, võib-olla ja kohe, kui ta muutub üksluiseks igavaks, siis ma saan sellest ise teada ja siis... Jah, et sul on nagu nii-öelda toolid, millega seda mitte üksluiseks muuta ja ma arvan, et... Ma nagu ootan seda trenni igapäevaselt, see on tõesti, see on nagu meie passion ja see kindlasti ei ole igav üksluine. Võib-olla niimoodi kõrvaltaajatele tundub küll, et nagu, et tõstad seal nagu seda igapäevaselt teed, ma ei tea, rinnalt surumist, mis iganes, aga tegelikult, kui sa seal sees oled, sa saad aru, et tegelikult see trenn ei ole igav üksluine, see on just selline haarav. Inimesed on erinevad, et minu arust mina ei suudaks kalal käia ja süksid asja teha, et... Või siis jah, täpselt. Ja jalgpalliisu, no vahest tuleb, aga mul ei ole seda mingit... sütikut, et ma lähekski mängima, et kindlasti ma luban, et üks päev ma jälle lähen natuke mängin jalgpalli, vaatan, mis saab, aga mitte veel, praegu korra veel. Nii, Manfred Liiv küsib, tšau Menni, millal 10,000 calorie challenge tuleb? Kusjuures me oleme Mikuga sellest varem rääkinud ja see video on meil plaanis, nii et ma usun, et üsna pea tuleb see video. Tuleb. Et siis te näete, kuidas me sööme igast jama sisse ja siis pärast kaetseme seda kõike. Ma arvan, et selle peab tegema enne, kui ma katima hakkan, sest muidu on olnud. Siis muidu on läheb, jah. Toni Jürisaar, jõu Toni. Minu sõjaväekaaslane küsib, kas jääb aega reaalselt ajateenistuse kõrvalt trenni teha. Kuidas on siiani ajateenistus mõjutanud trenni?
viimasel ajal on natuke halvasti mu treeniga, et paar nädalat ja ma tean, et veel paar nädalat ma saan ainult ühe korra nädalas teha, aga siiani ma olen umbes 30 trenni teinud 3 kuu jooksul, nii et jääb aega. Ja täpselt nii palju ongi mõjutanud, et ma ju ei treeni enam samal mahul, samal splitil, samal volüümil, et lihtsalt trennid on natukene, split on kokku tõmmanud ja muud ei olegi, et lihtsalt saab vähem trenni ja nii palju ta mõjutab, et muidugi ka see raskustega edasi minek on ka raskendatud tänu sellele. Nii, Meigo Lõhmus küsib sellele küsimusele, ma oskan vastata, mul on nii eredalt see meeles. Kuidas ja kunas te saite sõpradeks ning kus see jõusaali pisik külge hakkas esmakordselt ja mis motiveeris teid, mis eesmärgil hakkasite rauda rebima ja kes teist oli algatajad, lähme vaatame, mis see jõusaal endast kujutab. Räägi, kuidas sul meeles on, siis ma räägin, kuidas mul on. Me olime Solaris ja MyFitness. seal ongi see, et lihtsalt Mikko tuli üks päev sisse sealt saalist või mina vist, Mikko oli juba seal enne treeninud, siis mina hakkasin seal saalis käima ja siis ongi see põhimõtteliselt aitasin tal mingi benchi spottidest ja see ongi, hakkasid rääkima ja siis saad aru, et suht nagu samal lainel tõesti ja samal lainel kõik nagu muusika, kõik naljad ja kõik nagu ja üldse nagu kuidagi see võib-olla view sellest Eesti fitness maastikust ja muust maastikust, ütleme, vaatasime samu channeleid ja ütleme samu kanaleid. Ühesõnaga väga samal nagu lainel, et ma mäletan hästi, et ma vist tahtsin 102,5-ga vist benchida ja siis ma oli spotti vaja, siis ma vaatasin kõrvalt, et okei, see tüüp jagab midagi, et ta nagu liftib väga sarnaselt nagu mina ja ma olin nagu et see võib cool kutt olla ja siis ma kutsusin ta spottima ja sealt oli see love from first sight. ja siis mis ongi, et meil on nagu suhtumine sellesse fitnessi, me mõtleme täpselt samamoodi, et trennis toitumist absoluutselt nagu 2 jalaga maa peal, et me ei ole mingid trendidega kaasaminejad ja me lihtsalt võtame see, kusjuures see ei olnud ka üldse nagu väga ammu, see oli mingi üle-eelmise aasta detsember vist, ehk siis mingi 1,5 aastat on pluss mul oli ka see, et tegelikult mul ei ole ühegi oma sõbraga enne seda ei olnud nagu keegi, ma ei saanud kellega jõusaalist ega trennist rääkidest, et nagu keegi ei tee seda ja siis ongi Mikko on nagu esimene vend, kellega sai mingi jõusaali nalju teha ja siukseid asju, et no seda on ka vaja, et sa ei, see on jah, mul on ka hea meel, aga mis eesmärgil hakkasite rauda rebima, kes teist oli algatajad, lähme vaata, okei, jah. Mis eesmärgil, ma tahtsin lihtsalt, ma ei olnud oma füüsikiga rahul, tahtsin paremasse vormi saada ja ma arvan, et see ongi see põhjus, miks ma alustasin. Mul peale jalgpalli, ma olen eluaeg teadnud, ma olen siuke veits natukene jässakam ja turskam, et ma eeldasin, et kulturism sobib mulle ning ma koheselt, kui ma alustasin sellega, ma teadsin, et ma tahan võistelda, panin kohe plaani paika 2013 jaanuar. Teadsin, et nüüd järgmise Reval Cupi võistlen, sinna oli umbes aasta aega ning tegin ära selle. Nii, Jürgen Laas, tšau Jürgs, väga vahva. Miks otsustasite loobuda jalgpallist ja hakata tegelema jõusaali ja selle projektiga? Ma arvan, tegelikult eelmistele küsimustele meil on vastanud juba, aga vastame võib-olla selle, et miks me selle projektiga tegelema hakkasime. Ma loobusin jalgpallist, sest et mul lihtsalt passion kadus ära, lihtne. Mul tuli uus huvi ja uus hobi, mulle meeldis jõusaalis rohkem käia. Aga selle projekti osas ma mainiks nii, et selline idee midagi kunagi sellist tulevikus teha on mul olnud kuskil, ma ei tea, 1,5 aastat näiteks, aga siis, või tegelikult kauem isegi, ütleme 2 aastat. Aga siis oli alati sellised mingisugused vabandused, et miks mitte seda teha. Ja siis ütleme Mikuga tutvumine nii-öelda oli nii-öelda push, et nagu ta ise ka rääkis, oligi täpselt, hakkasime rääkima, tal olid samad mõtted ja ideed ja siis nagu see oli nagu see viimane tõuge, et lõpuks nagu asi käima lükata ja reaalselt teha midagi ja et see projekt ongi selline, me tahame olla lihtsalt selline värskendus Eesti fitness maastikul, et sest meile ei meeldib, mis siin toimub ausalt. Jah, sest et muidu ainuke asi, mis te siin Eesti üldse jõusaali siinis näete, ongi see, et keegi pakub oma keegi müüb oma mingit bullshit kavasid ja keegi pakub oma mingit bullshit lisandeid ainult ja kõik on nagu igav, selline entertainment ja selline see lifestyle ei ole, kui oligi täpselt see, et kui nagu ma ei näinud Eestis ühtegi sellist inimest, kes nagu niimoodi
inspireeriks mind liftima või kes oleks mulle nii-öelda eeskujuks või kelle moodi ma tahaks olla. Ja kõik need inimesed olid välismaalt ja võib-olla tekkiski see mõte, et nagu, et teha ise kunagi sellist midagi nagu mida ma ise kunagi või mis ma ise jälgin. Et jah, ja ma ei tea, mul on super meel, et me selle asja lõpuks käima lüksime ja kõik liigub ainult ülesse. Mulle tegelikult mind Eestis on väga palju kuradi nii kõvasid kulturiste, et Mikk Raudsepp, Taavi. Mikk Raudsepp oli see, keda ma alus vaatasin, mõtlesin, ma tahan nagu tema olla ülikõva vend, lapse haige füüsik on tal ikka. Et jällegi Ott Kivikas, Taavi Koovit, kõik need on nii tippklassi vennad, et tõesti meil on nagu eeskujud nii lähedalt võtta, et mind tõesti nagu need Eesti kulturistid ka nagu on motiveerinud. Nii. Liis Rõuk küsib, kas naised jõusaalis annavad motivatsiooni juurde? Päris nii see ka ei ole, et kui mingi neiusust mööda kõnnib, et nüüd ma panen 3 plaati juurde, et tegelikult ikkagi, noh. No ütleme, alguses mulle kindlasti andis, nüüd enam mitte nii palju, aga noh, selles mõttes olgem ausad, jah, ütleme 3 plaati juurde ei pane, aga jah, eks selles mõttes on tore ikka. Jah, ma vastaks nii. Nõustun. Nii. Nii, Sander Kikas, tšau Sander. Sander Kikas küsib, men's füüsik kategooria Ranna Fitness, mõtted ja arvamus sellest ehk ka pisike arutelu teemal, kas keegi meie atleetidest võiks kunagi Euroopa tippu valutada, miks mitte ka Mr. Olympia. Ütleme, see Ranna Fitness, see nimi mulle väga ei meeldi. Ma ei tea, kes selle välja mõtles, see kuidagi... Üks asi on men's füüsik, teine on Ranna Fitness, et eesti keeles ta kõlab natuke halvasti. Kõlab selliselt veits tobedalt või sellise, see kuidagi halvasti väärtustavalt või nagu niimoodi, et minu ettekujutus on sellest nagu, kui keegi ütleks mulle Ranna Fitness ja ma ei teaks üldse nagu, mis asi see on, siis minu esimene ettekujutus oleks see, et mingi kutt teeb biceps curl'e Pärnu rannas ja siis võib-olla võidab ka hästi Arctic sporti. Et, aga muidu men's füüsik kategooria mulle ta meeldib. Ta on arenenud selle ajaga, mis ta on üldse olnud, et ta on läinud nagu juba päris kulturismis kätte ja see tipud ka, kes seal on, et Buend ja Boston ja see Sadik ja need on ikkagi jõhkrad ja need tšussivad ka ikkagi normaalselt, nii et me ei saa öelda, et see on nagu selline väikeste poiste mänguma, aga mulle see men's füüsik nagu, ta on kindlasti hästi palju inimesi attractinud just selle fitness lifestyle'i juurde, sest ma arvan, et enamus inimesi, tavainimene, ta ei taha olla nagu selline suur, ma ei tea, Kai Green või noh, ütleme nagu kulturist, et see võib-olla ole nende selline, see ei ole neile nii-öelda ilus või apetiitne on ju, et võib-olla see men's füüsik on selline nii-öelda, noh, kuidas nüüd öelda, et selline, noh, loomulikum või selline normaalsem, ta on selline level vahe, noh, selline üks samm ennem. Nagu Mikko ütles, et see bikini fitness ja kõik need on praegu jõhkralt rahvastanud sinna võistluste poole ja inimesed hakkavad, jah, see populariseerib seda ala ja... Ja, et see on väga hea, aga mis sa arvad sellest viimasest? Ma arvan, et meil on see üks poiss, kes siin on see... Sander Saare. Tema, jah, miks mitte, noh. Aga see, tead küll, kes pani kinni kõik, see, mis ta nimi on, Gert Kaljula. Ma mõtlesin selle, aga ma arvan, et Gert on selline, tal on kõik eeldused olemas, et saada see pro-kaart kätte kuskilt ja siis edasi vaadata. Et jällegi, nagu ma ütlesin, et seal ikka koleda näoga sa seda Ranna Fitnessi võistluste võida, et sa pead ka olema ilus poiss ja... Ma natukene tean teda ja olen temaga koos trenni teinud ja siis nagu tegelikult ma juba tollal, see oli enne seda, kui ta võistlus, tollal ma juba mõtlesin seda, et okei, et see kutt sobib väga hästi sinna, et ta on nagu enesekindel, tal on sellist stage presence, et tal on väga kuiv vorm ja nagu sellised peenike keskkohad, laiad õlad. Ühesõnaga kõik, mis sul tegelikult men's füüsikas vaja on. Et jääme ootama, mis ta korda saadab. Et praegu väga kõva, et soovime talle edu. Nii, võtad selle küsimuse äkki. Kati Saviir küsib, mitmele naisele olete läinud jõusaalis oma abi pakkuma ja õpetussõnu jagama, kui näete, et nad teevad miskit valesti? Ja millised on reaktsioonid?
oodake, ma võtan nüüd oma selle pika nimekirja välja. Tegelikult üldiselt ei ole. Kui ma kõrvalt vaatan, et nad oma selgroogu ära ei murre, siis pigem väga ei lähe, sest et kusjuures selle jõusaalis abi pakkumisega on see, et mitte nüüd naistele ainult, aga tihtipeale enamust inimesed nagu, nad võtavad seda kuidagi halvana või umbes, et ma nüüd tahan näidata, et mina olen temast parem ja umbes, et nagu, et noh, et see on nagu, et nad võtavad seda kuidagi halvasti võtavad seda, et nad ei taha kuulata seda, mis ma öelda nagu umbes tahan või niimoodi, et ainuke kord, kui ma olen tõesti aidanud, on siis, kui ma näen, kui mingid väiksed kutid, mingid 11-12, kes on jõusaalis, vaata, ja nad tõesti ei jaga midagi, aga lihtsalt no, näitan, et natuke, et mis nüüd see teeb, on ju, et nendel ongi see, et kui sa näed mingit noort venda, siis nende puhul on palju ohtlikum see, kui nad hakkavad seal ennast lõhkuma, et neile ikkagi tuleks natukene abi pakkuda, et näidata, et kuidas mingi asi käib, et aga kindlasti on olnud inimesi palju selliseid, kes on nagu ise küsinud abi vaata või umbes nagu noh, et kuidas nüüd sooritada või miks sa niimoodi seda teed ja niimoodi, et ma ütleks shout out neile kuttidele, sest väga nagu noh, väga lahe, et te juurde tulete ja küsite ja tehke seda julgemini ja nagu te tegelikult peaksitegi üritama iga kord nagu niimoodi progresseeruda ja juurde õppida, ka meie õpime kogu aeg aina juurde, on ju, et ärge nagu noh, ärge kartke küsida, et see ei anna võtta teilt tükki küljest, et kui te nüüd küsite, et ega teie ego nüüd sellepärast ei lange. Et ma arvan, et ütleme jah, naistele abi pakkuma, õpetusena jagama eriti ei ole. Sorry naised. Nii, viimane küsimus Facebookis, Tanel Truunin küsib meilt, et kumba rohkem kadestab? No eks Mikk kadestab mu peeneid sääri. Või siis mitte, aga ei, ma ei ole. Midagi sõbralik. Ma ei tea, Tanel, kui sa tahad siit mingi beefi saada, sa ei saa. Väga cheeky küsimus, Tanel. Et mõlemal on võib-olla asju, mida nagu ma isegi ei tea. Ma ka ei tea. Kadestab. No kui sul on ikkagi inimene on su hea sõber, siis ma otseselt ma ei näe absoluutselt mingit kadedust ei tohiks olla, et kõik see peaks siiras olema siiski. Ja tegelikult peaks meil mõlemal vaata on omadusi füsiiki juures, et nagu mis mulle isegi mitte füsiik ainult, ka isikuomadusi nagu, mida nagu ma küll tahaks, et mul oleks näiteks ja. Aga jah, ma arvan, et las ta nii jääb praegu. Aga nüüd võtame, räpime selle Facebooki kokku. Ja sellega ühtlasi on ka meie esimene osa lõppenud, et kuna video läheb päris pikaks, siis puhake natukene paar päeva ja siis me paneme teise osa küll. Ja sest Instagramis on küsimusi päris palju, nii et näeme juba järgmises videos või tähendab teises osas. Ja seal ka saate teada, kes võttis kasti. Jaa. Et siis te peate kindlasti vaatama seda. Aga olgu, praegu aga tšau.